ja meil on kaamera eest Pärnu Sadama mänedžer Johan Kärp, et 87-65 Tartu vastu taaskord korralik võit, et see oli vist nii-öelda selline mäng, mis tuli ära võtta. No me ei ole selline võistkond küll, et meie peaksime kõik ära võtma, et meil on praegu hea hoog sees, ma tunnistan, ja on tulnud mõned rasked võidud, mõned kergemad võidud, aga Tartu on üks võistkond, kellele me ühe kaotuse oleme saanud, nii et neid tuleb alati väga tõsiselt võtta ja kui Tartul lasta hoog sisse, siis ega nendega lihtne mängida ei ole. Aga sellel hooajal teil see mäng, nagu sa ise ütlesid, et praegu teil on hea hoog sees, aga üldiselt ka on ikkagi väga hästi kulgenud, et praegu see oleks väga pikk võitude seeria, kui vahepeal Cramole ei oleks kaotanud, et kõik ülejäänud vastased olete suht kindlalt ikkagi ära võitnud. No, mina arvan veel kord, et eks siin on natukene olnud ka õnne, need ka rasked mängud oleme ära võtnud, see tekitab sellise positiivse emotsiooni meeskonnas. Me oleme suht terved ka püsinud, ega meil vigastusi väga palju pole olnud, et kõik need asjad lõpuks hakkavad ju määrama ja mis see salata, eks see töö on olnud ka vägagi professionaalne, mida on tehtud kogu aeg, nii et eks siin mingid viljad peavad ka tulema lõpuks, jah. Ja üks asi, mis me enne mänguga omavahel natuke arutasime, et te komplekteerisite selle meeskonna üsna varakult ära ja olete saanud korralikult koos trenni teha, et kas see on üks ka nii-öelda edu alus? Ma arvan küll, jah, ma olen ju kogu aeg olnud seda meelt, et pigem komplekteerida varem, kui jääda ootama neid mängijate turult, neid odavamaid mängijaid, et see on õigustanud siiamaani küll, jah. Aga samas jälle ma arvan, et ega see nüüd ei ole ka kõige määravanud, kui vara sa nüüd selle meeskonna kokku saad, et pigem on ikka see, kuidas sa siin oled hooajaks valmis, mentaalselt, kuidas füüsiliselt kõik on valmis, nii et praegusel hetkel on see seis normaalne. Ja ma vist ei eksi, kui ma ütlen, et teie olete ainus Eesti võistkond, kes ei ole ühtegi legionäri vahetanud. On mul õigus? Jah, see aasta on küll niimoodi, vastab tõele, aga eks meil on ka aastaid olnud, kus siin on ka lennukid ja bussid liikunud, aga ei, see aasta on meil vedanud ja me oleme oma legionäridega rahul ka. Ja tundub, et tänu sellele peatreener Rannula ongi saanud oma joonise nii-öelda konkreetselt selgeks teha kõigile ja kõik mängivad ja nii-öelda käivad ühte jalga. Jaa, käivad küll ja loomulikult on meil, mõnel mehel on vahepeal paremad päevad ja mõnikord on ära kukkumisega, samas õnneks meil on täna rotatsioonis mängijaid palju, mõnel mehel on halb päev, teine tuleb päästab ära, nii et üldiselt on kõik on praegu nagu korras, jah. Ja siis enne tänast mängu tuli selline huvitav uudis ka, et panite või siis leppisite kokku või et panete seljad kokku linna ja korvpalliliiduga, et järgmine aasta siis nii-öelda unistus ära teha, et minna euroväljakutele. Jah, just nimelt ja tänane koosolek andis selleks väikest kindlustunnet, et see huvi on olemas. Et see huvi ei ole ainult meie klubi oma, vaid siin oli linn, oli väga positiivselt suhtus sellesse meie ettepanekusse, rääkimata korvpalliliit, kes oli täna praktiliselt täies koosseisus kohal, et kes saab vähegi tulla said ja lubasid igatepidi abiks olla nii palju, kui nemad suudavad. Ja ma arvan, et sellist projekti peakski nagu vedama ikkagi koostöös, et ainukesena nüüd meie klubina ja Pärnu linnana suht raske oleks. Et siin peab olema sellist tahtmist ja soovi rohkem ja natuke laiemat kandepinda ka, kogukonda kaasata ja muidugi oma meie toetajad olid täna ka meil laua taga suuremad, peasponsor Pärnu Sadam oli kohal, kes ka kohe peale koosoleku lõppu ütles, et nemad on meiega, meie selja taga, nii et see annab kindlust, et me saame siit edasi minna. Eelarveid, neid detaile hakkame hiljem arutama, jah. Eesti klubi korvpallis on see üks nii-öelda kriitiline koht, et sealt nii-öelda eurokarussellist on ikka väga eemale jäädud, et ainult nii-öelda osaletud on episoodiliselt, et meie esiklubi Kalev Cramo on valinud rohkem selle VTB ühisliiga suuna ja seetõttu nagu seal euroväljakutel on üsna kitsas käes, et te üritate siis nii-öelda murda seda? No Tartu eelmine aasta tegelikult ju mängis ju kvalifikatsiooniturniiri ja sinna mitte kaua aega tagasi oli ju Rakvere Tarvas selles karussellis sees, et eks me üritame seda tühiku täita ja tegelikult ma arvan, et kuskilt maalt saime me ka omavahel nagu selle arusaamise, et me peaksime mingeid järgmise samme hakkama mõtlema. Et tore on siin Läti-Eesti ühisliigas mängida, aga kui me täna selles olukorras, kus me oleme, ei proovi seda, siis võib-olla hiljem on seda palju raskem teha. Sa tõid välja ka Rakvere Tarva, et võib öelda, et Tarva jaoks see üks eurohooaeg, mis tehti, pakkus küll huvitavaid mänge ja see oli nii-öelda põnev vaadata, aga lõpuks ikkagi see maksis hiljem otsustavalt kätte, et võib-olla võeti väike klubina liiga suur amps. Jaa, aga ikkagi müts maha nende meeste eest, et nad selle tegid ja Andres Sõbraga eesotsas, et loomulikult see on raske, eriti ka, ega Rakvere ei ole ka suur linn ja ma kujutan ette, milline suur töö seal taga olid, need sponsorid ja kõike leida ja ma ei tahaks kuidagi neid nagu halvustada või kuidagi midagi öelda, nad ebaõnnestusid, et kõik sellised initsiatiivid on minu arust positiivsed ja ma loodan, et võib-olla Rakvere Tarvas on kunagi samas karussellis edasi, uuesti. Ma just mõtlen nagu seda küsimust selles plaanis, et kas te võtate seda kui enda jaoks õppematerjali, et
võib-olla seal tehtud vead ära jätta ja vaadata. Nojah, ega meie nüüd nii täpselt detaile ei tea, mis neil klubi sees oli, selles mõttes, et me võime aimata, mis seal on, aga ma ei oska küll öelda, ma nüüd Rakverest mingit õppust võtan selles mõttes, et eks mina võib-olla saan omad vitsad kätte ja võib-olla mõne aasta pärast olen mina siin see, kes mõtleb, et mis ma nüüd tegin. Aga üritame, peamine, mida me tahame teha, on see, et me kaasame rohkem inimesi sellesse protsessi, mitte ainult jätta klubi kanda. See on põhiline. Et kui te sinna Eurokarussellil peale astute, et ma eeldan, et see ei ole ju 1 aasta projekt, see on pikema pinnaga asi. Just nimelt, tänane koosolek oligi see ka meie toetajad, kes olid ja ka siin Korvpalliliidu poolt ja kõigi selline esimene mõte oli see, et ärge nüüd Pärnu mõelge seda ainult 1 aasta projektina, me ei olegi seda mõelnud, et lihtne on sealt ju alati ära tulla, eks ole, aga see on pigem ongi just nimelt eesmärk, et me saaksime aastaid seal olla ja seoses sellega ise saada tugevamaks ja muidugi see on keeruline ja raske, aga kui sa hakkad selle keerulise asja peale mõtlema, siis ei saa niikuinii midagi teha. Kui raske on hetkel Pärnul mängida, et need tribüünid on tühjad, et teil on väga aktiivne fännkond, et õudne, mul on lihtsalt jube, mul täna üks fänn kirjutas, et kas Pärnu spordil ei saaks tulla aknad pesema, et saaks vaadata kuidagi. See on nii õudne, see on nii jube lihtsalt, et kellele me seda mängu siis teeme ja teine kui tunne nagu koolivõimas mängid, ma ei tea, mis B-klassi või mis mänge, et see on meeletult halb, aga mis me teeme, ega siis meie seda ei päästa, ei paranda ja meie sinna midagi teha ei saa, meie teeme oma tööd nii kui oskame ja muidugi, meil on väga kihvt fänniseltskond ja mul on just nendest kõige rohkem kahju, et nad istuvad kuskil telekas ja vaatavad praegu. Ja viimane küsimus, et sina kui meeskonna eestvedaja, et teilt 3 mängumeest Eesti koondise esialgses nimekirjas, et kuidas sa sellele vaatad? Väga positiivselt. Me olime ka siis 3 kandidaadiga esindatud, kui väga paljud ei saanud tulla koondise aknasse ja ma olen alati seda meelt, et iga mees peab esindama Eestit ja kui see kutse tuleb, et ära jumala pärast ütle ei, et kasutage need võimalusi ära, noored mehed ja meie ainult toetame oma meeskonda, me ei mõtle siin millegi peale, ainult edu neile. Et ei ole see klubi, kui mõned Euroopas ütlevad või üritavad leida kõik moodused, et mitte lasta mängijad koondise juurde? Kindlasti mitte ja me ei ole veel nii kõva klubiga, et me saaksime ette öelda, et me peame selleks veel kasvama. Aga super, head kasvu siis! Aitäh, kõik head!